kätte nüüd 3. märts, mis on laupäev ja olenemata sellest, et tegemist on nädalavahetusega, siis meil on täielik hullumaja puhvet. Sellepärast, et see nädal on lihtsalt töö juures siuke nädal, et töömaht on ulme, treeningmaht on ulme, rabeled on natukene palju. Ja nagu te näete, siis ma hoian teid hästi lähedal, ma tegelikult ei näe, kui lähedal ma teid hoian, aga ma hoian teid hästi lähedal, sellepärast, et mu tavaline vlogikaamera on hetkel Maltal matkamas. Tervitused Reimole siinkohal. Nii et täna olete te minuga GoPro vahendusel. Nii, okei, me peame kõik need asjad siit kaasa võtma. Ütleme nii, et mõned paarid ketsid on kaasas, sellepärast me tulime stuudiotehasesse, et filmida väiksed klipid homseks play-nupuks. Teine tiir stuudiosse asju toodud. Ja mul ei ole õrna aimugi, kuidas ma peaksin Ironmani suutma ära teha, sellepärast, et 4 korrust treppe on see, mis juba paneb mind ähkima ja puhkima. Ma võin tõenäoliselt nagu joosta 2 tundi ja ma võin ujuda selle otsa 1 tunni ja ma ei ole ikka nii läbi, kui siis, kui ma tulen treppidest ülesse. Kas keegi palun oskab seda seletada? Ja poisid on ju kohal? Jah, ja Kairi mõtlen GoPro vastu. Jah, sest mu kaamera on Maltal. Martin siis filmib ja Karel vaatab, et kõik asjad saaksid ilusasti tehtud. Davai, let's work! Ja tehtud! 9 videoklippi on nüüd filmitud, rollime siis asjad kokku. Oota, räägi oma telekanaliga ära. Sa tõid teleka? Meil oli vaja filmida klipp, kus ta on aasta geimer. Ja siis ma tassisin teleka üles 4. korrusele ja siis me ei kasutanudki seda. Sad, sad, sad. Jõumees Junju läheb ees. Keetsid, karbid, kiiled, kotid. Ekraan käes. Pleista ka veel või? Pruuid kodust välja viskad, siis sa pead olema harjunud. Ühes nähtud on pleista teisest telekas. Prioriteedid on paigas. Nii, hakkame kodu poole liikuma, aga enne ma tahan teile öelda ühte asja. Ma kunagi oma vlogides ja Instas ega mitte kuskil ei näita nii-öelda PR-pakke, mida saadetakse. Ehk siis kui keegi kirjutab mulle ette, et sa oleksid sulle hea meelega mingi toote või hästi äge oleks, kui sa kajastaksid seda, siis ma alati ütlen ausalt, et ma kajastan ainult neid asju, mida ma olen oma raha eest ostnud ja mida mulle meeldivad ja mida ma kasutan. Aga täna on väikene erand, sellepärast, et ma sain maailma kõige armsama paki ja nad ei küsinud mu käest mitte midagi. Ma lihtsalt täiesti juhuslikult kommenteerisin ühe nende pildi alla, et issand jumal, see põdraga on täpselt mulle loodud. Ja siis eile tuli mulle sõnum, et Prosa Wood on saatnud sulle pakikese ja nagu ilma, et mulle oleks üldse rääkinud, saatis Raido ja ma oletan, et Kitikepp on ka siin natukene mängus siis kingituse mulle ja nad saatsid täpselt selle, mille alla ma kommenteerisin, et mulle jubedalt meeldib, ma näitan teile. Ja see pakend on lihtsalt nii armas. Kui te ei tea veel, mis Prosa Wood on, siis on aeg teada nagu. Selles mõttes, et ilusud puidust asjakesed. Vaate, nii. Näete, seda mõtlesin. Nii ilus. Ja lisaks on need väikse karbiksi siia veel pannud, et kui keegi mind Instagramis jälgib, siis te teate, et mul on highlight'ides siukene asi nagu wild, sellepärast, et ma olen nagu meeletu loodusarmastaja ja nagu see tass on lihtsalt nii täkkesse. Nagu, what the hell. See on maailma kõige armsam kingitus üldse. Kui keegi kunagi tahab õppida, kuidas turundust teha, siis see on eeskuju, mida järgida. Ilma, et sa võtaksid nagu inimesega ühendust, sa saadad talle kingituse, sellepärast, et see emotsioon on lihtsalt nii positiivne, et ma omalt poolt olen nüüd nagu neile nii tänulik, et nii armas. Aitäh teile, Prosa Wood, aitäh sulle, Raido, aitäh, Iti. Ja me jõudsime koju enne, kui me Eesti Laulule lähme, siis on vaja kiirelt kõik samps võtta. Ma tahtsin täna proovida sellist asja nagu gluteenivaba pitsa. Ma iseenesest olen küll seda meelt ja seda usku, et ananas ei käi pitsa peale. Kumb saad? Käib ikka. Aga kui seal väga valikut ei olnud, siis ma proovin selle järgi. Äkki mulle hakkab ka meeldima. Sa võid kommentaaridest teada anda, kas sa oled see inimene, kellele meeldib ananas pitsa peal või kes arvab, et no. Nii, kõht on täis saanud, riid on ära vahetatud ja on aeg alustada teise raundiga tööst, sest me tulime Eesti Laulule, et teha siit mõned lainid, mõned mängud läbi viia ja otse loomulikult show tuua siis teieni ka läbi Sportlandi kanalite, nii et saab väga tegus olema. Ma ei toimi väga hästi, siis pean hästi palju rahvast mu ümber.
aga we can do this, we got this. Kes soovib esinema Eestit? Ma ei ole kunagi varem ühegi naisterahvas leidi peale meelega astuda. Viimase tööülesande siis saab hakata nautima reaalselt kontserdit. Lava ise on ilmselgelt. On aeg kuulda, mida rahvas arvab, kes see võidab tänase Eesti Laulu. Elina Neitšajeva. Vaieldamatult Elina, külmaverine. Elina. Tundub, et laudkond on otsustanud. Daamid ja härrad, Eesti Laul 2018 võitja Elina Neitšajeva. Kes oleks seda osanud arvata? Ma arvan, et tegelikult me kõik. Elina, tule siia meie juurde. Ametlikult lõppenud täiesti uskumatu, aga Elina võitis. Ma enne ei olnud ta suurim fänn, aga kui ma nägin ta laivis esinemas Sportani tänuüritusel, siis ilmselgelt Elina võitis kõigi meie südamed, et sellist hääl tihtipeale kohta ja mul on uskumatult hea meel, et ta võitis. Mis tähendab ühtlasi, et minu tööpäev on peaaegu läbi, aga kuna Elina võitis ja Sportland on Elina üks toetajatest, siis see tähendab seda, et ma pean kultuurikattasse minema ja tegema temaga väikesed intervjuud ka veel. Mu päästjad jõudsid, kuna mul aku suri ära, siis ma sain akupanga ja sain kaameraga inimesed, kes tulevad. Ja ma olen jõudnud Eesti Laulu nii-öelda kaadritagustesse ehk siis järelpeole ja me ootame praegu Elinat, et ma saaksin veel viimased tööasjad ära teha ja koju makkama minna. Õnneks on siin, aga korraldajad ilmselgelt teavad, et kui sa tuled Eesti Laulu, siis saad suhteliselt näljane, nii et söök ootab. Karl juba sööb. Inimesed kõik küsivad, kas sa oled mu vend? Ei ole ju. Kuidas? Me ei ole üldse. Miks meil üldse nagu üks sama perekonna nimi on? Ma ei tea. Ühesõnaga, kui kellelgi oli veel küsimus, siis Kaarl ei ole kahjuks mu vend, aga hea, aga võtaks omaks, nii et ei ole hullu. Mis tunne on olla Eesti Laul 2018 võitja? Täiesti uskumatu, ausõna, ma ei suuda seda uskuda, aga see kõige suurem tunne, mis minus sees on tänutunne. Aitäh teile kõigile. Ma armastan teid kogu südamest. Kell on 1:30 ja minu tööpäev on lõpuks lõppenud. Homme on täpselt sama hullumeelne päev nagu täna, aga tänaseks ma pakin kaamera kokku, ennast kokku ja lähen magama ära, sellepärast et energiat võttis see meeletult, aga samas kõik need inimesed, kes seal esinesid ja olid kõik, kes üldse Eesti Lauluga seotud on lihtsalt nii positiivsed inimesed ja annavad ise nii palju energiat, et tänu sellele on ka mul hangime valgust natukene, valgus on võib-olla hea. Tänu sellele on ka mul kõvasti rohkem energiat, nii et ma loodan, et teile tänane video meeldis, kui meeldis, siis pöial püsti ja näeme juba varsti. Tšau!